nagu juba ka alguspalve ja algussissejuhatus on öelnud, et selles hoones on palju uut, aga on ka palju vana, siis nii on ka meie usueluga. Isegi ilmalikust maailmast tuleb vahel selliseid häid juhuslikke meeldetuletusi. Kui ma siia sõitsin, siis raadiost kuulsin, et paljude päevade hulgas täna on ka vanemate päev ja see viib mõtted tagasi kõikidele nendele põlvkondadele. See palvemaja pole küll, eks ole, Eesti kõige vanemate hulgast, aga siiski vanemaid ja vanavanemaid tuleb meil selles osas meelde tuletada. Muidu meie ei püsi muule, me ei saa maises elus toetuda kui sellele heale ja positiivsele, mida meie vanemad meile on andnud. Nii ka kui tänaseks päevaks valisin Galaatia kirja selleks üldiseks teemaks, mille juures me siis siin koos mõttes ja palves ja arutluses oleme, siis ka seesama Paulus on ju mitmel korral viidanud oma päritolule, Benjamini suguharule, sellele, kust ta pärineb, sellele alusele, millel ta seisab ja sellelt aluselt, sellelt põhjalt ja oma piiblilt, meie mõistes Vanalt Testamendilt, rajab ta ka oma näited ja oma mõtted ja neid on niivõrd palju, mis tema kirjades esile tulevad, et võib ka niimoodi öelda, et kui väga hoolega kõrgkoolis õpetada Uue Testamendi tekste, evangeeliume ja kirju ja ilmutusraamatut ja teha seda kogu aeg niimoodi, et igal pool, kus ta viitab milleski, kellelegi Vana Testamendi isikule või nähtusele või sündmusele, et siis see kohe väga hoolega järgi vaadata, siis selle hooga saab ka isegi suur osa Vana Testamendist üle korratud ja selgemaks. Nõnda, et siis, kui ma ka täna siia tulin, siis ma tegin küll paberi peal ühe joonise, mul GPS ei ole, ega Paulusel ka ei olnud ja ma olen mõnikord niimoodi öelnud, et ma tahan nagu ise selge mõistusega näha, mis väljas on ja kus ma olen, et mitte nii, et keegi mulle ütleb, et mida sa nüüd tee ja kuna mul seda ei olnud, siis ma tegin endale paberi peale väikese joonise sellest, mis Jaane saatis ja siis ma ekslesin oma 15-20 minutit nõndamoodi, kuni mõtlesin, et proovin seda tee otsa ka ja siis ma olingi just siin kohal, kui Jaane helistas mulle ja ma ütlesin, et nüüd ma vist näen, et see ongi see palvemaja. Aga niimoodi, nagu meie väikesel maal palvemajad ja kõik need kirikud, kihelkondade kirikud, kus on, nii on omal ajal olnud ka Pauluse suur missiooni teekond, missiooni retk, mida mitu retke, 3 põhilist missioonireisi, mida ta on siis sellisel kombel kujutanud, et need mastaabid võrreldes sellega, kui Tallinnast Tuhalasse tulla, on tohutult suuremad. Ja nüüd me täna hakkamegi liikuma Väike-Aasiasse, praeguse Türgi aladele. Ja kui me ainult ette kujutame Türgi Väike-Aasia osa, kus need suuremas osas, need põhiliselt need kogudused, natukene jäi neid ka Makedooniasse ja Kreekasse, Thessalonika ja Korintos ja Filippi, aga Galaatia on üks olulisemaid koos Efesose kogudusega siis Väike-Aasias, siis need teekonnad olid määratult suuremad. Ja see hakkab meile juba silma paistma siis, kui me algusest loeme, kui Galaatia kiri algab, kui ta saadab sellele kogudusele, kes koos on ja kus kirju suuliselt kuulati, loeti ja ette loeti. Kirju tekstina oli sellel ajal väga vähe. Vahel neist tehti koopiaid, saadeti teistele kogudustele, aga nüüd Paulus alustab nõnda, Paulus apostel, mitte inimeste poolt ega mõne inimese kaudu, vaid Jeesuse Kristuse ja Jumala Isa läbi, kes tema on üles äratanud surnuist. Ning kõik vennad, kes on minu juures Galaatia kogudustele. Ainus kiri, kus Paulus pöördub mitmuse vormis Galaatia kogudustele. Ja sellest on siis järeldatud, et see piirkond ei olnud mitte nüüd üks kogudus, ta ei olnud ühes kohas, ta ei olnud saadetud Jüri kogudusele või Nabala palvemaja rahvale, vaid meie mõistes ta võiks olla niimoodi, et nagu Harjumaa kogudustele või Harju- ja Järvamaa kogudustele ringkiri, mis pidi paljusid inimesi korraga adresseerima. Samu teemasid ja samu kitsaskohti, mida Paulus teadis selles piirkonnas olevat. Ja siis ütleb, nii nagu ta oma kirjades ikka alustab armusooviga, armu teile ja rahu Jumalalt, meie Isalt ja Issandalt, Jeesuselt, Kristuselt, kes andis enese meie pattude
eest, et meid välja kiskuda praegusest kurjuse ajastust Jumala ja meie Isa tahtmist mööda. Ja läheb siis edasi selle teemaga, mis tal on eriliselt südame peal. Paulus on tundnud oma kogudusi üsna hästi. Paljud neist, kuhu ta oma kirju saatnud, on ta ise mingil hetkel inimlikus mõttes asutanud, aluse pannud. Aga on ka neid, millest ta ei ole alguses ise käinud ja Galaatia kogudus näib olevat üks sellistest, millede osas ta on saanud teadmisi teiste käest ja ta kirjutab nüüd, et ma imestan, et teie nii ruttu pöördute ära temast, kes teid Kristuse armu kaudu on kutsunud mingi teistsuguse evangeeliumi juurde, mingi teistsuguse rõõmusõnumi, teistsuguse hea sõnumi juurde. Ega maailm on alati olnud täis neid, kes pakuvad igasuguseid sõnumeid, igasuguseid suunamudjaid, sisu tekitajaid. Igal ajastul on mingid erinevad märksõnad, millega püütakse inimesi haarata. Keegi on sisulooja, on ta mingi 20-aastane tüdruk või midagi ja leiab kuulajaid. Nii on ikka aina olnud, et Paulus pidi muret tundma ka sellepärast, et kogudustes, kus usuelu oli hakanud liikvele tulema, oli natuke rohkem ja päris palju rohkem teistsuguste mõtete, teistsuguste ideede, teistsuguste tõlgenduste esindajaid. Väga tuttav. Ikka nagu selleks, et lõhestada kogudust. Mingit teist evangeeliumi ei ole. Suuri asju saabki vaid olla üks. Üks isa inimesel, üks ema. Ei saa kellelgi olla 2 isa ega 2 ema, vaid üks isa ja üks ema. Põhimõtteliselt kodumaa, üks Jumal, üks usk, üks ristimine. Mingit teist evangeeliumi ei ole, on vaid mõningaid, kes teid segadusse ajavad. Läbi kõikide aegade on teid paljusid, kes segadusse ajavad. Need segadusse ajajad sündisid enamasti siin Galaatia kirja oludes koguduse seest. Need ei olnud nüüd need, kes väljaspool midagi rääkisid ja kõnelesid nii-öelda ühiskonnas, vaid need on seespoolt tulnud. Pärast vaatame ka, kes need võiksid olla. Ja tahavad Kristuse evangeeliumi pahupidi pöörata. Aga kui ka meie ise, Paulus on siis nagu väga mitte ainult kriitiline, vaid ka enesekriitiline enda ja oma lähedaste sõnumi suhtes. Kui ka meie ise või ingel taevast kuulutaks mingit evangeeliumi selle evangeeliumi asemel, mida meie oleme teile kuulutanud, ta olgu neetud. Üheski Pauluse kirjas ei ole nii ränki sõnu. Ja see kriitika on väga tugev. Ja siin ta räägib nüüd meie vormis enda kuulutusest ja koos oma lähimate, kõige ustavamate kuulutajatega. Esialgu Barnabas, hiljem Silvanus, Timoteus, nemad on olnud need tema põhilised kaaslased, kellede puhul ta võib kindel olla, et nad ühesugust õpetust jagavad. Ja koguni, kui keegi ingel. Huvitav ongi see, et Paulus siin selle koha peal läheb nii justkui nagu kõrgesse sfääri, et ainult Jumal, Kristus, Jeesus, püha vaimuga on kõige kõrgemal ja ka muud loodud olendid, isegi ka siis, kui nad väga palju teenistuses head teevad, nagu Vanas Testamendis, inglid teevad head, alates juba Abrahami lugudest võime seda märgata. Hebrea kirjas on öelnud, et nagu natukene määratletud. Ega Uues Testamendis ja Piiblis palju nagu ei kõnelda, mida inglid teevad või mis nende ülesanne on. Hebrea kiri ütleb, et nad on teenija vaimud abistamaks ja päästmaks neid, kes õndsuse pärivad. Ehk nad on Jumala teenijad, aga kui peaks nende hulgas olema ka niisugune, kes teisiti õpetab, siis olgu ka tema neetud. Üliõpilased on mõnikord need on ju väga erinevad, kes instituuti õppima tulevad. Ja mõni on hästi nii, kuidas Paulus nii rängad sõnad siin ütleb, kohe ära neab. Eks ole, et ristiusk peab olema niisugune ainult hästi tasane. Igal pool peab olema armastuse vine niisugusena, et selle armastuse juures mingit kriitikat või ütleme sellist arutlust ei ole.
Paulus, kes on armastusest täpselt samamoodi eriti palju ja oma kuulutuse keskmes rääkinud, nii nagu ka Jeesus oma mäejutluses, saab endale lubada seda, et armastus kui loosung ei saa kõike lubada. Ei saa kõike kinni katta. See on meie suhtumise teema. See on see, missugune on meie südame häälestus ja meelsus ja mida me reaalselt inimestele teeme. Aga armastus ei tähenda seda, et armastuse nimel võiks hakata tõde väänama. Armastuse nimel ei või hakata tõde väänama. Ja selles ma näen, et on nii Jeesuse kuulutus kui ka Pauluse kuulutus ühe joone peal. Nagu ma olen juba öelnud, kui keegi kuulutab teile mingit evangeeliumi selle asemel, mis teie olete vastu võtnud, see olgu neetud. Kas ma nüüd otsin toetust inimestelt või Jumalalt? Kas ma püüan meeldida inimestele? Meeldetuletus risti inimesele. Meeldetuletus organiseeritud kirikule. Meeldetuletus meile kõigile. Ka meile igapäevases elus. Kas ka meil on mõnikord nõnda, et me meeldida tahtmise osas katame midagi kinni kristlikust põhimõttest, usust, mida me tõeks peame. Paulus suhtub sellesse väga tähelepanelikult. Sest kui ma veel tahaksin meeldida inimestele, siis ma ei oleks Kristuse sulane. Ta näitab lausa koguni, nagu siin on nagu teelahkme moment. Kas ma nüüd käitun sellisena, et ühiskond ja juhul, kui on riigikirik, et siis ma ikkagi veel nagu toetuse raha saaksin? Või ei pea ma seda õigeks, nagu Paulus hiljem Philippi kirjas ka oma varasemas juutlikus õpetussüsteemis selle kohta ütleb, ma pidasin selle pühkmeks. Kuigi ei tähenda see seda, ei tohi sellest lausest Philippi kirjas, et ma pean kõik pühkmeks oma selle varasema õppimise ja kogemuse ja päritolu, ei tohi seda järeldust teha, et ta oma usu aluseid, püha kirja, Vana Testamenti, et ta seda seadust oma loomu poolest ja päriselt sellisena oleks pühmeks pidanud, vaid seda, mis sellele oli üles ehitatud, mis selle peale oli konstrueeritud. Kogu see nii-öelda inimlik usuline vagadus sellisel kombel, selle kohta sai ta öelda, et see on olnud pühmeks. Mille? Kristuse ülivõimsa tunnetamise vastu. Kui need kaks seisavad vastakuti. Ja kogu see meie usuline organiseeritus, projektid, tegevused ja Kristuse tunnetus ja tunnetamine, siis Paulus selgelt ütleb, sellisel juhul see muu on pühkme. Aga Toora, Jumala sõna, see on ikkagi, nagu ta Rooma kirjas ütleb, Toora, püha kiri, seadus on püha ja õige ja hea, Rooma kirja 7. peatükis. Ja neid kõiki asju me peame niimoodi koos vaatama. Ja selliselt tuleb meile ka see Pauluse olukord Galaatias, kus siis nüüd need, kes seda pühakirja hakkasid ja evangeeliumi hakkasid ümber pöörama, kuidas ta nendele siis reageerib ja kes need on. Ja nüüd on paras aeg ka viidata natukene sellele, need olid juudi soost juba ka Jeesusesse uskujad selles liikumises, algkristlikus liikumises, kaasas käivad inimesed. Sellel pinnal, Galaatia pinnal, kus väga paljud olid mittejuudid ümbruskonnas. Ja tõenäoliselt koguduses oli väga palju mittejuute. Ja see on üks omaette keeruline ja raske teema selles osas, et kui me räägime Jeruusalemma algkogudusest, kui me räägime sellest kõige varasemast perioodist 30. aastatel peale Jeesuse Kristuse taevaminemist, ülesvõtmist, siis seal see kogudus koosnes juutidest. Nii et üsna imelik on ütelda siis juudi kristlane, me oleme justkui oleksid, eks ole, nad olid kõik, see, keda me nimetame kristlasteks, alguses olid kõik juudid. Meil ei olekski nagu vaja eesti keeles niisuguste liitsõna tekitada. Aga nüüd Galaatia,
seal on palju muude rahvaste inimesi. Ja nüüd tekkis küsimus, mida peaksid muude rahvaste inimesed, kes tunnevad sümpaatiat Jeesuse vastu, juudi Jumala vastu, pühakirja vastu, tahaksid selle kogudusega liituda, mida nendega teha, kuidas nendesse suhtuda. Nad ei ole juudid, neil puudub ümberlõikamine, neil puudub pühakirja põhjaline kasvatus sellisel põhjal, nagu juutidel rahvuslikult oli. Mida nendega teha? Ja nüüd siis need juudid, kes püüdsid, kes olid ka koos või mõnes mõttes ehk koos Paulusega, aga mitte päris ka koos Paulusega. Nii nagu ütleme väga huvitavalt Johannese kirjades räägitakse sellest, et kuidas need, kes koguduse hulgast välja läksid, nad olid küll nagu meie hulgast, aga nad ei olnud meie seast. Et niisuguse huvitava kombinatsiooniga Johannese kirjades tuuakse esile see, et kui mingisugune fraktsioon hakkab liikuma, et ühtpidi nad olid meie hulgas, aga Johannese kirjad viitavad sellele, et aga nagu seesmiselt nad ei olnud meie seast, nad ei olnud meiega samal kandlehelistikul, nad ei olnud meiega samat vaimu ei jaganud. Ja samalaadne asi on siin, et on juudid, usuvad Jeesust, aga ei ole päriselt ja tahtsid siis seda läbi viia, et muu rahva mehed enne, kui nad võiksid kristlikku kogudusse saada, tuleb ka ümber lõigata, nii mis on juutluse möödapääsmatu tunnus. Paulus on nüüd selle olukorra ees, et kuidas seda evangeeliumit, head sõnumit Jeesuse Kristuse toodud vabastusest, päästest, pattude andeks andmisest, kuidas seda siis nüüd paigutada sellesse olukorda, et kui muulased tahavad seda vastu võtta, aga siis tuleb neile asetada veel, nad peavad justkui läbi juutluse tulema Kristuse juurde. Ja küllap see võis tunduda siis Paulusele niisuguse hästi raske, ka juba psühholoogiliselt, psühholoogiliselt raske, sellepärast, et kui nüüd Galaatias olevad juudid, me oleme juudid, me võtame kohe otse Kristuse vastu. Kristus oli juut, meie saame selle sammu kohe astuda. Ja tõenäoliselt ei ole meil põhjust kahelda ka nende juutide sellises seesmises siiruses, kes nagu ütleme, võtame Kristuse vastu. Aga need teised, nad ei saa otse tulla, nad peavad tulema läbi juutluse ja siis alles juutluse etapi läbi tegema. Ja siis alles Jeesuse Kristuse kogudusse kui Kristuse ihusse vastu võetud saama. Ja nüüd Paulus jätkab, sest ma teatan teile, vennad, et evangeelium, mida ma olen kuulutanud, ei ole inimestelt. Paulus on mõnes mõttes meiega, vennaste kogudusega, vaimulikega, kõikide kirikutega maailmas, kõikide kristlastega maailmas järgneva 2000 aasta jooksul natuke sarnases olukorras. Sest tõenäoliselt ei olnud Paulus oma nii-öelda ihusilmaga maa peal Jeesust näinud. Ei olnud tema jünger, ei olnud kuulunud ei 12 hulka, nende, keda apostliteks nimetatakse, ei olnud 70 hulka kuulunud, kellest Luuka evangeeliumi 10. peatükk räägib. Ei olnud tõenäoliselt ka veel suuremate hulka kuulnud, kes Jeesuse mäejutlust olid kuulnud mäeveerel. Evangeeliumite järgi me teame, mainitakse kuni 5000 söötmist peale seda, kui nad olid Jeesust kuulnud. Kirja alguses Paulus ise nimetab ennast apostliks. Kes muidu on apostlid? Need, keda me Jeesuse suurest jüngrite hulgast eraldi nimepidi tunneme, need 12, kelle kohta evangeeliumites öeldakse, ta nimetas neid apostliteks ehk läkitatuteks, need, keda saab läkitada. Apostolos on läkitatu, see, keda välja läkitatakse, kahekaupa ja nii edasi. Paulus ise nimetab ennast apostliks. Galaatia kiri on ainus koht, kus Paulus ise oma käega
on selle põhjenduse kirjutanud. Me jõuame siiski täna sinnamaani ka, mulle öeldi, et kella ei vaata, aga ma ei tea, kuidas selle kellaga olema saab. Seepärast, et kui ma pakkusin välja selle Galaatia kirja temaatika, siis väga olulised ühed asjad ongi ka alguses ära. Ma ei tea, kas me siit väga palju kaugemale jõuame, aga kui see saab lindistatud ja üle kuulatud, ma arvan, sellel on ka just selline algus ja põhi järgneva osa jaoks. Kõik kirjad on väga tihedad. Piiblitundidega on ikka sellised võimalused, et teinekord võetakse 2-3 salmi ja siis sellest saab teha pika ettekande. Mõnikord on mingi lõik. Täna ma valisin sellise laiema teema, mille alguses hakata liikuma, et seda alust võib-olla siis 99. aastapäeval saab jätkata, kui me kuskil ära lõpetame. Miks ta apostel on? Aga kohe mõne salmi pärast me sinna jõuame. Ta teeb seda ise, ta kirjutab ennast seda ise. Ta kirjutab seda praktiliselt iga oma kirja alguses, et tema on apostel. Kes talle seda ütles? Võib tekkida küsimus, kas ta on selle ise endale haaranud, ise endale võtnud. Näiteks Luukas apostlite tegude raamatus, kui ta Saulusest ja pärast Paulusest räägib, siis ta vaid 2 korral mainib, et ta apostel on, muidu ta ei ütle Pauluse kohta, et ta apostel oleks. Aga põhjus tuleb siit. Evangeelium ei ole tulnud talle inimestelt. See, mida ta Jumala heaks sõnumiks peab, see, kuidas ta sellest aru saab, see, kuidas tal on antud arm sellest kõneleda, ei ole nüüd tulnud pärimuse kaudu põhiliselt, vaid ma ei ole seda vastu võtnud ega õppinud inimeste käest, vaid Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu. Nüüd siis see 12. salm siin esimeses peatükis. Paulus ise ütleb selle allika, kust kohas ta on saanud selle teadmise ja arusaamise Jumala evangeeliumi kohta. Ja peale selle evangeeliumi üldise teema ka kõikide muude õpetuste kohta, patu kohta, Jumala viha kohta, Jumala õiguse kohta, millest Rooma kiri kõneleb, abielu kohta, kuidas inimesed elama peaksid, kuidas kodust korda pidada, kuidas ühiskonnas toimida. Kõik see lähtub nüüd sellest, aluseks on see evangeelium, mille ta on saanud otseselt Jeesuse Kristuse kaudu, ilmutuse kaudu. Niisiis Galaatia 1.12 on see tuumpunkt öeldud. Te olete kuulnud minu endisest elust juudi usus, et ma üliväga kiusasin taga Jumala kogudust ja püüdsin teda hävitada. Vaat see on niivõrd sisukas salm juba, et Paulus oma minevikus olemises, selles juutluses. Tõlked on alati niisugused, et siin võib tekkida väärmomente, et ühest küljest Paulus oma ristimisõpetusest tõepoolest tuleb lähedale sellele arusaamisele, et ristimisesse vana inimene uputatakse, see sureb ja uus inimene äratatakse üles selles metafoori keeles, et jah, füüsiliselt niimoodi kõik ristitud inimesed on pärast ristimist samasugused, nad ei tule hauast üles äratada. Aga ta toob sellele niivõrd suure tähenduse, selle suure uue alguse, mis Jeesus Kristus on toonud, et ta nimetab ennast siin ka oma enda tegevust endisest elust juudi usus või juutluses. Eesti keeles on väga hea sõna juutluses siin, mis on tervikmõte, nii usk kui ka kogu eluviis. Juutlus on nii see usu põhimõtted kui ka see, mismoodi selle järgi praktiliselt elatakse. Ja ka sellest on meil palju õppida, et need 2 asja ei ole lahutatud. Kristlusega peaks nagu samamoodi meie oma elus ka olema, et see, mida me usume, mida me mõtleme ja siis see, kuidas see tegelikult välja elatakse. Vaim, hing ja ihu tervikuna, see väljend on Pauluselt, see on niivõrd huvitav, et see, milleni 19. sajandil nagu psühholoogia ja 20. sajandil ka hakkas, ütleme nagu neid terminite kaudu inimest tervikuna nägema, et vaim, hing ja ihu oleks hoitud laitmatutena, ega siis kui see 2000 aastast hilisem meie praeguse aja psühholoogia ei ole midagi uut selles osas leidnud, vaid see põhijaotus, mille kaudu kirjeldada inimest, vaimu osa, mis Jumalaga on seotud, hinge osa, mida kuidagi jagatakse sedasi psühholoogiliselt sellises maises sfääris ja siis see somaatiline osa, sooma, kreeka keeles sooma, siit tuleb meil kõik see somaatiline, see on see ihu, eesti keeles on väga hea sõna ihu. Kõik keeled ei ole nii õnnelikud kui meie. Inglisekeelne body on väga paljude asjade kohta kasutatav ja tekitab palju rohkem segadust. Meil on ihu ja keha
ja siis on need selgelt nagu eristatavad. Te olete kuulnud mu endisest elust juudi usus, et ma üliväga kiusasin taga Jumala kogudust. Ja nüüd paneb meid jälle üllatuma see, et Paulus on siin Galaatia kirjas juba Jumala koguduseks nimetanud seda Kristuse ihu, kelle Jumalaks on nii Jumal isa kui ka Jeesus, natsaretlane Jeesus Kristus. See on tema jaoks Jumala kogudus. Siin on juba samm eemale sellest vanatestamentlikust juudi mõtlemisest, et Iisrael, füüsiline Iisrael on oma Jumala kogudus. Paulusel on Jumala kogudus erinevatest rahvastest Jeesusesse kui issandasse uskujate kogudusse. See on Jumala kogudus. Ja nüüd Paulus kogeb, et ta on Jumala kogudust taga kiusanud, kiusates taga algkristlasi. Ja ma jõudsin juudi usus, juutluses ette paljudest eakaaslastest oma rahva hulgas olles palju innukam oma vanemate pärimuste suhtes. Vanemate ja vanavanemate, täna on ka vanavanemate päev. Innukas pärimuste suhtes. Paulus on siin kriitiline selle pärimusega seotud negatiivsete tõlgenduste ja nende suhtes, mitte selle pärimuse kui selle tuuma suhtes, sest kui me loeme tema kirju, siis ta järjest toob kõige rohkem Abrahamist. Abrahami usu näide on see põhiline, millele ta toetub esimese Moosese raamatu 15. peatüki 6. salmist, et Abraham uskus ja see arvati talle õiguseks, ehk tegelikult Pauluse õiguse mõistmine, mis on ju luterlik õiguse mõistmine. Paulus on ju see, millelt Luter oma õigeks mõistmise õpetuse tegi. Ta toob näite Abrahamist. Abraham on eriliselt oluline isik, kes juutidele on juutluse ja kogu selle rahva füüsiline isa ja Paulusele on ta siis selle uskumise isa. Ta uskus Jumalasse, ta uskus juba Jumalasse peaaegu sellisel kombel, ehkki Kristus ei olnud tulnud veel, aga ta uskus ja see usk arvati talle õiguseks. Ja sealt tuleb Pauluselgi see usust õigeks saamine, mida siis ta ka kirjaga põhjendab. Paulus põhjendab praktiliselt kõiki oma usulisi nõuandeid ja väiteid meie mõistes Vana Testamendiga. Seadusega, prohvetitega, vähem kirjadega, kõige rohkem seadusega, mõnevõrra vahel ka prohvetitega. Ja nüüd tuleb siis see, kui me ütlesime 12. salmis seda, et ta viitab sellele, et ta oma evangeeliumi, oma hea sõnumi, oma rõõmusõnumi, tegelikult hea sõnumi on saanud otse Jeesuse Kristuse ilmutuse kaudu, siis salmid 15, 16 on need, kus ta ainsana räägib sellest, mis talle on juhtunud. Kui aga Jumalale, kes minu oma ema ihust alates oli välja valinud ja oma armu läbi kutsunud, oli meelepärane ilmutada mulle oma poega, et ma kuulutaksin evangeeliumi temast paganate seas, siis ma ei hakanud arutlema liha ja verega ega läinud ka üles Jeruusalemma nende juurde, kes enne mind olid apostlid. See on see punkt, kus Paulus avaldab meile selle, mis teda apostliks tegi, Jeesuse Kristuse ilmutus, isiklik kutse. Ja sellepärast ka mõnes kohas ta ütlebki, et Paulus kutsutud, valitud ja kutsutud sulan apostel, nagu ka näiteks Rooma kirja alguses. Kletos apostolos, eis evangelion teu, Jumala evangeeliumi jaoks olen ma kutsutud apostel. See on see kreekakeelne algus, mis Rooma kirja alguses on. Ja siin ta vastab nüüd sellele, see oli see eriline ilmutus, mille ta on saanud. Ja see on nüüd Pauluse enda põhjendus. Meile on palju rohkem tuntud, mitte ainult meile, vaid kõigile. Luuka kirjeldus apostlite tegude raamatus, aga selle on Luukas kirjeldanud, mismoodi Damaskuse teel oli toimunud see sündmus, kui Saul, eks ole, Saul, heebrea keeles Saulus, latiniseerituna, kui ta seal maha langes ja küsis, et kes sa oled isand?
Ma ühes varasemas tõlkes, ma praegu ei hakka vaatama, aega kulutama, siin ilmselt me parandasime ära, et siin tuleks seda ütelda isand, kus vanas tõlkes oli, et kes sa oled issand, aga see oli selles mõttes halvasti tõlgitud, sest kreekakeelne sõna Kyrios tähendab mõlemat, nii seda, mis on meil isand ja soome herra ja saksa herri ja inglise lord. See kõik on üks sõna. Eesti keel on siinkohal jälle väga huvitav, et meil on kaks sõna, isand ja issand. Ja inimesed üldiselt teavad nende kumbagi tähendust. Mõisahärra on isand ja maavaldaja on isand, aga issand on Jumal. Ühes varasemas tõlkes oli seal kogemata, oli see justkui nagu võib-olla mingi väär austuse avaldusena, et ta langeb maha ja küsib, et kes sa oled, aga õige tõlge on see, et kes sa oled isand. Ja vastus ju, ma olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Vastus annab selle vastuse. Maha langenud Saulus ei teadnud, kellega ta selles erilises ilmutuses kokku puutub. Isand on igal juhul austusväärne nimetus. Nii et sealt kontekstist selgub üsna kohe, et siis see hüüe oli siis see, et kes sa oled, ma olen Jeesus, keda sa taga kiusad. Ja siis see on see aposteltegude raamatu kutsumise jutustus teel Damaskusesse, kui ta läks kinni siduma ja Jeruusalemma tooma ja vangistama neid, kes Jeesust issandaks pidasid ja uskusid. Nii et siin Paulus siis räägib sellest, mismoodi ta on kutsutud, seatud ja siis tegelikult tema kogu olemus on ümber pööratud. Ta räägib ka siin sellest väljavalitusest. Ja ema ihus kutsumisest. Meenutab see kutsumise kirjeldus. Kõige rohkem meile üsna tuntud prohvet Jeremia kutsumist, Jeremia raamatu alguses. Aga see ema ihust kutsumine on Jeremia jutustuses nagu selgemalt nähtav. Ema ihust kutsumine on ristja Johannese sünni jutustuses selgemalt nähtav. Ja Paulus kordab siin ka, kes mu ema ihust on kutsunud. Nendest kolmest korrast piisaks, et Jumala ilmutuse vaadet lootele selgitada. Kamala Harris tellis selle demokraatide kongressi jaoks abordi tegemise bussi, et selle suure kongressi ajal siis tasuta aborti võimaldada. See on medali teine pool. Et mis maailmas me elame. Kes mu ema ihust on alates valinud? Ära puudu. Oma armu läbi kutsunud. Kutse. Ja see oli see, mida ta tajus. Nii et kui ta ise räägib sellisest erilisest ilmutuskutsest, siis Luukas on selle nagu justkui selliseks nagu värvikaks mahalangemise ja pimedaks jäämise teemaks. Paulus ise nagu sellisel kombel ei räägi nagu sellest, kuigi nüüd oma aposteltegude raamatus hiljem Luukas laseb nagu Paulusel kirjeldada seda sündmust, aga see on kirja pandud on nüüd Luuka poolt, aga see on nüüd Pauluse enda käsikiri, tema enda sulekiri. Ja see on selles mõttes see alus, millelt võrrelda ja vaadata lisaandmeid, mida meile aposteltegude raamat annab. Ja nüüd ta jätkab selle teemaga, et siis ta kohe ei läinudki Jeruusalemma, vaid ta läks Araabiasse, ta läks mingisugusesse vaiksemat aega veetma, mis samuti kordab Jumala kutsumisega seotud sündmusi. Mooses oli Midjani kõrbes seal lammaste karjane, enne kui oli see päris kutse, kui ta pidi saama rahvajuhiks. Sellised kutsumise ajad on, kus ta oli omaette kõrbes. Kõige lähem on meile siis ka see Jeesuse proovile paneku ja kiusamise jutustused peale ristimist. Nii et nagu sellised süvenemise, kuulamise, õppimise ajad, ka tema tegi selle läbi.
ja seejärel alles pöördusin tagasi Damaskusesse. Siis 3 aasta pärast ma läksin üles Jeruusalemma Keefaga ehk Peetrusega tutvuma. Ehk siis Paulus räägib seda, et mingi 3-aastane periood, me võime küsida, et miks nii kaua me võime palju asju küsida, aga me võime siis ka oletada neid vastuseid, mida me mujalt teada saame, et Jumal on oma õppijatega, oma töötegijatega õppeaja ette näinud. Te ei lähe nagu mõtte kohe nii. Kui ta 3 aastat oli seal kusagil Araabias, alles siis ta läks Jeruusalemma nendega kohtuma, kes teda siis varasemast ajast pidid väga kartma. Keefas, muidugi kõva ja kange mees, läks kohe ka, Keefas Peetrus oli sellel ajal koos Jaakobusega, olid siis Jeruusalemma algkoguduse juhtivad isikud. Kedagi teist apostlitest ma ei näinud kui ainult Jaakobust, issanda venda. Ja siis oligi, et ta kirjeldab, et Juudamaa kogudustele, kes on Kristuses, jäin ma palge poolest tundmatuks, nad ainult kuulsid räägitavat, et see, kes meid enne taga kiusas, kuulutab nüüd selle usu evangeeliumi, mida ta varem püüdis hävitada. Ja selle põhjalt siis pidi nüüd Paulus sisenema selle rahva hulka, kes teda kartis. Päris kõva proov oleks meile igaühele, kui me peaksime sisenema selle rahva hulka, kes kõik teab, kui palju oleme püüdnud halba teha. Ja nüüd ütleme, et ma olen üks teie hulgast. Teises peatükis, kellega 11 saama. Ma võtan siit ühe mõiste veel. Ma võtan selle näite veel korraks, ma keeran natukene lehte edasi, mida ma tekstis alustasin. See oli see Aabrami temaatika ja usu alguse temaatikas. Ma neid vahepealseid sündmusi siin Antiookias ja Peetrusega, vahepeal on ka see sündmus, kus ta Peetrusega vaidleb selle pärast, et ta Antiookias oli niimoodi, et Peetrus, kes siis oli, ütleme, nende Jeesuse reaalsete jüngrite hulgast ja lausa esimene, pidi Antiookias siis seda tegema, et Peetrus, kui olid seal Antiookias, see on väljaspool Iisraeli, Süüria aladel, et kui seal olid koguduses juudid ja mittejuudid, et siis Peetrus alguses oli lauaosaduses ja sõi ka koos nende mittejuutidega neid roogasid, mida siis ka Antiookias need mittejuutidest Jeesuse kogudusse tulnud inimesed sõid. Ta ületas nagu selles mõttes selle piiri, et ta ei pidanud roogasid enam selleks toidu eeskirju, selleks eesriideks, mis Jumala rahvast ja muid eristab. Aga siis, kui Jeruusalemmast tuli Jaakobuse juurest neid kangemaid, ütleme, juutlikke Jeesusesse uskujaid, juutlikke kristlasi, need samad nüüd, kellede kohta Paulus siin siis seda kirja alguses ütles, et kui keegi teistsugust evangeeliumi kuulutab, siis ta olgu neetud ja kes teie ümberlõikamist nõuab, et alles siis te võiksite kristlaseks saada. Kui need tulid Jeruusalemmast, siis Peetrus hakkas toidulauas silma kirjatsema, siis ta tõmbus tagasi ja Paulus hakkas teda noomima. Sa ei saa niimoodi teha. Et muidu sööd küll koos paganatega kõike seda rooga, mis oli juutidele keelatud, aga siis, kui tulevad kristlased, mitte lihtsalt juudid, judaistid, vaid juutidest usklikud, nii-öelda justkui nagu selle tolleaegse algkristluse omamoodi päritoluline vanavanematele toetuv tuumik või see koorekiht või see tüvi. Paulus ise hiljem ju Rooma kirjas väga selgesti toob selle võrdlus, et Iisrael ikkagi on ju see juur
ja tüvi, mille küljes teised rahvad, teised kogudused on nagu oksad. Meie eestlastena oleme nagu oksad selle Iisraeli tüve küljes. Rooma kirjas 9-11 ta räägib Iisraelist ja muudest rahvastest, see on väga huvitav. Ja Iisrael on väärisõlipuu, kelle külge teised oksad on poogitud. Aga siis, kui on jutt praktilisest elust ja koguduse ühtekuuluvusest, siis neid vahesid enam ei ole. Nagu Efesuse kirjas on ka väga selgelt öeldud, kes lõhkus maha selle lahutava vaheseina. Ja nüüd on siin see Abrahami tõotus, nii nagu Abraham uskus Jumalat ja see arvati talle õiguseks. See on siis, seda ta kirjutab Rooma kirjas, aga selle viite aluseks, millele ta toetub, on 1. Mooses 15.6. 1. Mooses 15.6. Nii et kuna pühakiri nägi ette, et Jumal teeb paganad õigeks usust, kus on Pauluse loogika tuum? See 1. Mooses 15.6, mille kohta pühakirjas on öeldud, et Abraham uskus ja see arvati talle õiguseks. See on ajaliselt öeldud ennem, kui Abraham ümber lõigati. See oli see seisund füüsilises mõttes, kus on ka kõik teised rahvad. Ja selles seisundis on, et ta uskus ja see arvati talle õiguseks. Paulus leidis selle ja nüüd laiendas selle kõigile. Näete, aga pühakiri ütlebki nii. Abrahami näite alusel. Kuna pühakiri nägi ette, et Jumal teeb paganad õigeks usust, siis ta kuulutas ette Abrahamile rõõmu sõnumit. Sinus õnnistatakse kõiki paganaid ümber lõikamata Abrahami läbi. Ilma pojata Abrahami läbi. Veel sellel hetkel ei olnud ümber lõikamist tal. Ei olnud veel Iisakit. Iisaki tõotus kirjutatakse ka natukene hiljem, sündimise tõotus, et Iisakist loetakse sinu sugu. Nõnda siis õnnistatakse neid, kes on usust koos uskliku Abrahamiga. Ja nüüd Paulus tuleb ja sulgeb ringi jälle nõndamoodi, et taas see juutluse tüvi, see Jumal töötab Iisraeli kaudu, aga teised rahvad on haaratud sellesse õndsusloosse võrdselt. Ja Rooma kirja alguses ongi ju see, et see meeleparandus ja see pattude kahetsemine, see on kõigile ühtemoodi. Ei ole siis selles mõttes ka ei ole juuti ega muud, vaid kõigile on ühtemoodi pattu teinud ja kõik on ühtemoodi sellest kirkusest ilma ja kõik ühtemoodi mõistetakse õigeks usu kaudu Jeesusesse, Kristusesse. Ja aga kell on nüüd 4 minutit 11 läbi. Veel 10 minutit. Ma vaatan, et kus on see 3. peatüki selle osa, seda annab natukene sellised kuidagi tervikuga lõpetada. Ja Paulus jätkab, et ja 3.17 on huvitav selles mõttes see salm, et nüüd siin Paulus toobki selle ajaloolise erinevuse esile, et kui Abrahami aeg, seda võib umbes 1600 enne Kristust paigutada. Selles ka on erinevaid arvamusi, aga kuskil 1600-1500 enne Kristust võiks see aeg olla. Siis tükk maad aega enne Egiptusest väljaminekut, enne Siinai ilmutust, enne 10 käsu ehk Toora andmist mitusada aastat ennem. Ja Paulus ütlebki niimoodi, ma ütlen seda Jumala poolt varem tehtud testamenti. Ta nimetab seda siis selleks korralduseks, päranduseks ka, mis Abrahamile anti. Ei saa 430 aastat hiljem antud seadus muuta kehtetuks nii, et see tühistaks tõotuse. Sest kui pärand tuleks seaduse alusel, siis see ei tuleks enam tõotuse alusel. Jumal on aga Abrahamile armu osutanud tõotusega. Ehk siis Paulus asetab Abrahamile antud tõotused ja selle õiguse ja usuõiguse asetab selle esikohale. Ja see, mis siis 10 käsus ja Tooras ja juutuses hiljem tuleb 400 aastat hiljem, see on siis teisene ehk sekundaarne.
selle suhtes, mis oli antud Abrahami läbi. Ja milleks siis üldse seadus? See on üleastumise pärast juurde lisatud, kuni tuleb sugu, kelle kohta on antud tõotus ja see on nii üks ainus, ei vaja vahendajat, Jumal on ju üks. Nüüd ta küsib 3.21, kas seadus on siis Jumala tõotuse vastu? Ja ta ennetab justkui inimeste mõtteid, sellepärast et Toora on ju Iisraelile väga oluline ja nüüd Paulus korraga toob Toorast ettepoole ja kõrgemale Abrahami näite, mille taga ongi pühakiri ise, see on ka Toora osa. Ja ta ühesõnaga nagu arutleb Toora sees, suurepärane niisugune näide ka sellest piiblilikust arutlusest, et kus on need asjad, mis on teistest eespool. Et kõik ei ole nagu ühtemoodi võrdselt ühe pulga peal. Ja siis ta ütlebki, et seadus on kas seadus on Jumala tõotuse vastu? Ei mingil juhul, sest vaid siis, kui oleks antud seadus, mis suudab meid elavaks teha, tuleks õigus tõepoolest seadusest. Ja nüüd siin selle kaudu jälle Paulus ütleb seda, mida ta mitmel kohal ka mujal oma kirjades on toonud esile, et Toora on tegelikult see seadus, on hea. Vanasti oli, piiblis on ta ka käsuks öeldud, selles tõlkes on seadus, ta on käsk ja siis ta on võib-olla õige, vanavates piiblites oli käsuõpetus, see on nagu ühe selle sama mõiste erinevad eestikeelsed väljendused. Et see seaduse täitmine ei ole inimesele võimalik, sest inimene ei suuda Jumala seadust, kõiki neid käske ja korraldusi täita. Järelikult ta täitmise kaudu ei ole suuteline õndsust, annestust, õigust ära teenima. Ükskõik, kuidas ta püüab. Seadus on hea, Pauluse jaoks on see seadus siis ka nagu selleks peegliks, mis näitab. Rooma kirjas ta ütleb, et mis on selle Toora eriti hea ülesanne. See toob patu tundmise. See toob patu tundmise. Ja ilma selleta ei ole evangeeliumit, ilma selleta ei ole armu. Ei saa pakkuda armu sellele, kes ei saa aru, et ta on patune. Patun on sageli uhke selle üle, mis ta teeb. Inglise keeles nimetab ta seda, et see on pride. Kas seadus on siis Jumala tõotuse vastu? Ei mingil juhul, sest vaid siis, kui oleks antud seadus, mis suudab tõepoolest elavaks teha, siis tuleks õigus seadusest. Kuid pühakiri on kõik oleva allutanud patule, et tõotus antaks neile, kes usuvad. Et tõotus antaks neile, kes usuvad. Usust Jeesusesse, Kristusesse. Aga enne usu tulekut Paulus päris usuks nimetab nüüd seda, mida me nimetame ristiusuks, see on usk Jeesusesse. Ta, mäletate, ennem ta ütles, et oma varasemas elus nagu selles juutlikus usus, see on juba jäänud tahapoole. Päriselt usk on usk Kristusesse. Jumal, meie mõistes kolmainu Jumal, isa, poeg, püha vaim. Enne usu tulekut, nüüd ta ütleb, et vaat nüüd on usk päriselt tulnud, on eesmärgile jõudnud. Me olime seaduse valve alla suletud kuni usu ilmumiseni tulevikus. Nõnda siis on seadus olnud meie kasvatajaks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust. Galaatia 3.24 on väga huvitav. Seal on sõna, kreeka keeles on sõna paidagogos. Paidagogos. Seadus on pedagoogiks. Seadus on õpetajaks ja kasvatajaks meile Kristuse poole. Seadusel on tähtis ülesanne. Aga õpetaja ja pedagoog jääb kusagil kõrvale. Seadus on meie kasvatajaks, meie pedagoogiks Kristuse poole, et me saaksime õigeks usust. Aga tusk on tulnud, siis me ei ole enam kasvataja meelevalla all. See on see, et mingil hetkel nii vanemad kui ka õpetajad lasevad oma lapsed ja oma õpilased lahti. Nüüd te olete kõik usu kaudu Jumala lapsed Kristuses Jeesuses, sest kõik, kes te olete Kristusesse ristitud, olete Kristusega rõivastatud. Ei ole siin juuti ega kreeklast, ei ole siin orja ega vaba, ei ole siin meest ega naist, sest te kõik olete üks Kristuses Jeesuses.
Ja see on nüüd see koguduse pilt, kuhu on jõutud. Ja see on see evangeelium siin. Kui te aga olete Kristuse päralt, siis olete järelikult Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järgi. Kui te olete Kristuse päralt, kirjutab seda Galaatia kogudusele. Ta võiks seda kirjutada Jüri kogudusele, Kose kogudusele, Toom kogudusele, Kaarli kogudusele, Berliini kogudusele. Kui te olete Kristuse päralt, siis te olete Abrahami sugu. Vaat siin on nagu taas see, et see Abrahami isik, kes uskus, kelle läbi õnnistatakse kõiki. See hakkab 1. Moosese raamatu 12. peatüki algusest, algab see, et mine välja oma isa kodunt maale, mille ma sulle näitan. Sinu nimel õnnistatakse kõiki suguvõsasid maa peal. Ja nüüd siin tuleb jälle see kõik kristlus. Meie oleme imelisel viisil ka selles õndsusplaanis, selles pikas ajaloolises plaanis, võib-olla siis juba 3500-3600 aastat tänasest tagasi seotud Abrahamiga. Abramootis, Iisak lootis, Jaakob võitles usuväes. Näete, juba hakkab advendi aeg tulema. Eks ole see laul. Abramootis, Iisak lootis, Jaakob võitles usuväes. Nii et vanavanemate päeval jõudsime jälle Abrahamine tagasi. Ja sealt on siis see evangeeliumi kuulutus. Nüüd on küll aeg täis.